Rõõm teid siin näha. Minu ülesandeks on nüüd rääkida maailma kõige vingemast missioonist. Meie noorteõhtud siin Kolgatal on olnud terve aasta jooksul aastaga läbi piibli, selline suur pilt piiblist. Ja Vana Testament on jõudnud ühele poole ja nüüd on Jeesuse sünd, Jeesuse elu, järgmine kord on Jeesuse ristisurm ja ülestõusmine. Ja selles mõttes on asi hästi, et Jeesuse sünd ei tulnud mitte tühja koha pealt, vaid seal on kogu selline Vana Testamendi lugu on ees. Aga nüüd küsin Jeesuse sünniga, jõuludega. Kui te jõulude ajal võib-olla olete poodides vaadanud jõulukaarte ja mis nende peal tavaliselt on? Mitte need, mis Ameerikas saadetakse, kus piiblisalmid ka peal on, aga mida te meie jõulukaartidel näete, mis tavaliselt on? Aga lapsed tiibadega, jah. Ma ei tea, kust nad Jeesusele tiivad said, aga jah. Kuusekesed, habemega jõulumees, mitte Joosep, eks. Jah. Lumehelbed on selline ilus jõulumuinasjutt, jah. Oravad, jänkud. Koerad, ma olen ka näinud, vallatlevad koerad. Ma olen otsinud viimastel jõuludel, et oleks vähemalt 1% kristlasi, võib-olla 5% kristlasi on, et võib-olla mõni ikkagi tahaks osta päris sellist nagu kas või isegi kui mitte jõulusalmiga, aga siis sellise nagu mingisugune jõulusõim või mingisugune selline pilt. Ei ole üldse välja arvatud Pauluse raamatupoes. Aga mida ma olen näinud? Naeratav laps, naeratav lehm. Muretu perekond, aupaiste, pontsakad inglikesed, sellised, see on selline jõulumeeleolu. Ja eks mida me ka jõulude ajal soovime Jeesuse sünni ajal? Rõõmu, rahu, ilu, soojust. Ja see on ka mida meil kristlastena, isegi kui me jätame need ilmalikud kaardid kõrvale. Et Jeesus on selline tasane ja taltunud ja puhas ja romantiline ja idealiseeritud. Ja kui ma siis loen sealt piiblist seda Jeesuse sünni tegelikkust, siis vaevalt seal eriti midagi sellist oli. Kahtlus ja pinge Jeesuse vanemates, kui nad saavad ootamatult lapse või ootamatute olukordade kaudu. Ma ei hakka ümber jutustama seda kõike, ma tahan Jeesuse eluni ka jõuda ja missioonini. Aga seal on sellist pinget, on kahtlusi, on Jumala sekkumist. Jeesus sünnib mitukümmend kilomeetrit eemal Joosepi ja raseda Maaria kodulinnast. Nad peavad raseduse viimasel hetkel 4-7 päeva eeslee seljas või kuidagi liikuma ja seda idülli ei ole seal nagu tõenäoliselt kusagil. Seda naeratavad lapsi ja naeratavaid lehmi. Aga palju ainulaadset on küll. Jeesus, ingel ilmub ja neid siis sünd ja seal on ikkagi palju sellist jumalikku sekkumist ja ainulaadset. Aga teistpidi sellised maised raskused rasedusega ja inimeste suhtumisega, et kust see laps tulnud on, ma arvan, et selles ei ole nüüd midagi maailma mõttes ainulaadsust, et on raskeid lapse ootusaegu olnud erinevatel perekondadel läbi aegade. Mis siis on Jeesuse sünnis ainulaadset? Ma ütleks, et ei olnud mitte ainulaadne selles, et mismoodi ta sündis, vaid see, et kes sündis ja kes oli see laps, kes sündis. Loeksin ühe koha Jeesuse sünni kohta, aga mitte üldse traditsioonilise koha. Kolossa kirja 1. peatükist, 15. salmist. Jeesuse kohta on see. Tema on nähtamatu Jumala kuju, kogu loodu esmasündinu, enne kõike loodut. Tema läbi on loodud kõik, mis on taevas ja maa peal, mis on nähtav ja nähtamatu. Tema ise on enne kõike ja kõik püsib koos temas ja sealt läheb veel asi edasi.
Nii et siin on Jeesuse kohta öeldud nagu kõige suuremad asjad, mida on üldse võimalik öelda. Maailma loomine on tema kaudu, ta oli enne maailma loomist ja ta on nüüd kogu loodu alalhoidja. Enne maailma loomist, maailma loomisel, nüüd hoiab kogu loodut alal. Ma arvan, et me ei suudaks enam mõelda suuremaid asju inimlikes kategooriates, mis üldse on võimalik ette kujutada. Ja et Jeesus on selle kõigega seotud. Enne loomist, loomine tema kaudu ja nüüd hoiab kõike seda alal. Ja nüüd keegi selline saab inimeseks. Et natuke seda suurust visualiseerida, siis ma palun, et me vaataksime ühte sellist natuke üle minuti videot, mis on filmist Kontakt, kuidas nagu me arvame, et see universum on suur, aga kuidas tegelikult ta osutub päris väikeseks kübekeseks ja kuidas see Jumala silma järgi võiks olla. Maakera. Võib-olla prožektorid maha võtta vahepeal. Et kui me arvame, et me oleme suure maakera peal, aga nüüd see zoomib välja, me oleme kuskilt lähevad need teised planeedid, päike on ilmselt seal taga taustal. Filmis on sellel ka oma kontekst, aga et kuskil täpike on see maailm seal, järjest zoomitakse välja, järjest suurem pilt tuleb. Erinevad tähed, erinevad galaktikad, linnutee. Püüdke mõelda, kus see maakera seal on. Kusagil kaugustes kübekene. Midagi sellist, mida suurte teleskoopidega siis arvatakse, aimatakse, mismoodi need udukoogud võiksid olla. Kogu meie galaktika. Järjest kaugemale see maakera läheb. Ja filmis on äkki, me oleme kõik kuidagi Jumala silma sees. Kõik see. Film Kontakt, ma ei hakka seda ümber jutustama. Aga ma loen ühe ilukirjandusliku lähenemise Jeesuse sünnile. 2 inglit lähenesid tähele, mida me nimetame päikeseks. Ning silmitsesid selle ümber tiirlevaid planeete. Vanem ingel osutas ühele väikesele ja tähtsusetule kerakesele, mis pöörles väga aeglaselt oma telje ümber. Kerake näis väikesele inglile halli tennispallina. Soovin, et sa just seda planeeti väga tähelepanelikult uuriksid, ütles vanem ingel sõrmega planeedile osutades. Aga see näib ju väike ja määrdunud, ütles väike ingel. Mis on selles üldse erilist? Ja siis ma jätan vahepeal sellest loost vahele. Kas sa tahad öelda, et meie suur ja auline vürst läks isiklikult sellele 5. järgulisele kerakesele? Miks tal seda vaja oli? Väikese ingli näol võis näha vastikust grimassi. Kas sa tahad öelda, et ta alandus nii madalale, et sai üheks roomavaks olendiks sellel hõljuval kerakesel? Just seda tahan ma sulle öelda. Ja ma ei arva, et vürstile meeldiks, et sa nimetad neid roomavateks olenditeks sellise tooniga. Nii imelik, kui see meile ka tunduks, ta armastab neid. Ta tõepoolest läks alla neid külastama. Tegi ennast nende sarnaseks. Väikese ingli näol peegeldus hämmeldus. Siin oli midagi üle tema mõistuse. Loo lõpp. Selles Jeesuse sünnis oli midagi, on midagi üle mõistuse. Et on see nähtav maailm, karjased ja sõim ja Juudamaal väike laps sünnib, aga palju suurem on see nähtamatu maailm.
on Jumal, on headus, on head inglid, on kurjad inglid, on kusagil ilmutuse raamatust me loeme, et käib taevas sõda mingite lohede ja kurjuse ja valguse jõudude vahel ja siis Jeesuse sünd, Jumala saamine inimeseks on üks osa sellest missioonist. Ja Jumal, kelle jaoks pole olemas aega ega ruumi, kes on suurem kui kogu see galaktika veel, otsustab ühel hetkel, ta loobub taevasest olust, saab inimeseks. Ja kui see on nii, siis see on üle mõistuse. Ja nüüd Piibel ütleb, et aga miks? Väike ingel ei saanud aru, miks. Piibel ütleb Jeesuse sünnilugudes, ta sündis, et päästa maailma. Mattuse evangeeliumis ta päästab oma rahva nende pattudest. Luuka evangeeliumis teile on täna sündinud päästja. Minu jaoks, kui me mõtleme Jeesuse sünnile, siis kui me unustame ära selle tema ajaloo, siis Jeesus saabki algus, siis on meil väike Jumal. Aga kui me mõtleme kogu sellele ajaloole, et ta on Jumal ja kõik, mis enne seda on looja, siis meil on suur Jumal. Siis see asi paigutub hoopis teise perspektiivi. Nii et ta tuleb ja tal on eesmärk, tal on üks missioon, ta armastab seda maailma ja ta tahab päästa oma rahva, oma inimesed nende pattudest. Muud eesmärk ei ole, on üks eesmärk. Ja see on see maailma kõige vingem missioon, päästa see mõttetu väike tennisepallikese peal elav inimkond pattude käest. Kuidas siis Jeesus oma missiooni täitma asus? Kui me loeme evangeeliume, mis siis räägivad Jeesuse elust, siis mida nad sisaldavad? Mitte kogu ülevaadet kõigest, mis Jeesus tegi. Seal on Jeesuse õpetust, seal on Jeesuse imetegusid ja siis on veel natuke lihtsalt jutustust, mida Jeesus tegi. Õpetust on päris palju, ta õpetab Jumala tarkust inimestele, see on osa tema missioonist. Ja imeteod on ka kuskil 1/3 sellest evangeeliumite mahust. Erinevatel evangeeliumitel natuke erinevas mahus. Aga et on 2 suurt asja, mille evangeeliumid kirjeldavad Jeesusest. Tema õpetus ja tema teod, mida ta tegi. Nii imeteod kui siis ka sellised lihtsalt inimesi aitav tegevus. Õpetus ja teod, head teod. Mõlemast natukene ja siis tulen lõpuks selle juurde, et miks see nii vinge on, miks see missioon nii suur on ja mida see meie jaoks tähendab. Mis siis oli erilist Jeesuse õpetuses? Häid õpetajaid oli enne ja pärast teda ka on olnud. Tema õpetuses, kui ma lühidalt võtan kokku, on oluline see, et eriline see, et mitte see, mida ta õpetas, vaid selle keskmes on tema isik. Ta räägib enese kohaselt. Ta räägib nagu keegi, kellel on meelevald, mitte ainult rääkida, et nii asjad võiksid olla, vaid ta räägib nagu kellelgi on meelevald seda ise kehastada, seda ellu viia ja aidata meil ka seda järgida. No kõige tähelepanuväärsemad on tema mina olen ütlused, kui ta ütleb, et mina olen elu leib. Ta lihtsalt ei õpeta, et kuidas te oma elus võiksite elu nälga rahuldada, et et tegelege natukene selle tegevusega, natukene spordiga ja natukene lugemisega, natuke haridusega ja siis te saate oma elu nälga rahuldada, vaid et mina olen elu leib. Sul on nälg millegi tõelise järele, mina olengi see. Mitte, et otsi Jumalat, mis oleks ka hea nõuanne, meie ütleksime, et otsi Jumalat, tema ütleb, mina olen. Või ta ütleb, mina olen ülestõusmine ja elu, inimestel on surmahirm, kardavad surma. Ta lihtsalt ei ütle, et kuidas nagu surmahirma leevendada, võtke natuke antidepressante ja natuke minge nõustaja juurde, mis on ka kõik võivad omal kohal olla inimlikus mõttes, aga ütleb, et mina olen ülestõusmine ja elu, lõpuks minuga lähete ka surmast läbi. Ja niiviisi võiks jätkata, inimesed on pime, ütleme, mul on pime olla, ma ei tea oma elus eesmärki, järgi mind, mina olen maailma valgus. Ta räägib
kui Jumal. Selles mitte lihtsalt see, mida ta õpetab, vaid kuidas ta, millise meelevallaga ta õpetab. Mäejutluses, kui sellest piibel räägib, siis inimesed ütlevadki, ratsivad pärast kukalt, et ta räägib teistmoodi, ta räägib nagu keegi, kellel on meelevald. Selles on midagi tõelist. Nii et ta mitte ainult ei käskinud, ei õpetanud, vaid annab ka jõu neid käske täita. Ja nüüd ma tulen sinna tema tegude juurde, tema tegutsemise juurde. Ta mitte ainult ei õpeta, ei öelnud nüüd õppige ära, ma tulen nädala pärast uuesti, siis teeme eksami, vaid ta tegutseb meelevallaga. Tegutseb meelevallaga. Umbes 1/3 evangeeliumite mahust räägib imetegudest ja need on tema meelevalla tõenduseks. Osad imeteod on loodusjõudude üle, ta vaigistab tormi, tal on meelevald. Osad imeteod on kurjade vaimude üle, selliste nähtamatu maailma üle, et tal on meelevald selle üle. Osad on patu üle, ta ütleb, et tervendab halvatu, et see saab kõndida, ütleb, aga su patud on ka su andeks antud. Me ei saa kuidagi nagu väliselt mõõta, et kas nüüd on patud andeks antud, ei ole, et näita mulle, et kust kohast see on, aga et halvatu saab kõndima ja ütleb, et patud on andeks antud, järelikult on. Tal on meelevald surma üle, äratab üles Jairuse tütre, äratab veel paar inimest üles. Nii et ta õpetab kui Jumal, ta tegutseb kui Jumal ja siis ta sellest järgmine kord tuleb juttu, ta sureb kogu inimkonna pattude eest. Aga tema missiooniks on see, et päästa maailm tema pattudest. See hall tennisepallike, selle peal olevad roomavad olendid, kes on jamas, tuli, et päästa pattude käest. Ja sellepärast on tänase teema pealkirjaks on maailma kõige vingem missioon. Tulla sealt maailma loomise ajalooga, saada pisikeseks putukaks, selleks, et päästa patu käest, et meil võiks olla igavene perspektiiv. Õpetas, tõendas meelevallaga oma tegusid, lõpuks sureb meie pattude eest. Aga sinna lunastuseni ma ei taha täna välja jõuda, sellest tuleb järgmine kord juttu. Nüüd, kui on tahvel, siis tuleb siia midagi kirjutada ka. Et tahaks nagu kokkuvõtvalt tuua siia ette, et mille poolest siis Jeesuse lahendus inimeste probleemidele, meie probleemile, meie elule, erines Vanatestamendi omast ja erines lihtsalt inimlikust headusest ja abistamisest. Kui me võtame, et on see ei tööta. Inimene, Jumal. Kasutame mõnda teist värvi ka. Jumal on püha. Inimene on patune. Ja nüüd inimese, selle patuse ja püha vahel on selline suur sein, elektriväli, paneme siia sellised sädemed ka vilkuma natukene. Nende vahel on suur pinge, seal on selline, sealt ei lähe midagi läbi. Pühaduse ja patu vahel need ei käi kokku. Milline oli selline lahendus Vanas Testamendis enne Jeesust? Me näeme seda ka variseride suhtumises Jeesuse ajal, et kui nüüd inimene on patune ja Jumal on püha, siis paljudel puhkudel ei olnudki inimesel võimalik oma patust isegi meelt parandada. Paljudel puhkudel võis tuua ohvriloomi, aga on terve hulk olukordi, kus tuli inimene kividega surnuks visata, isegi meeleparanduse võimalust ei olnud. Abielu rikkumine, kividega surnuks visata, sa isegi sul ei olnud võimalust isegi välja tulla sealt sellest olukorrast.
Või pidalitõbine, sind pandi kogukonnast välja ja sul ei olnud mingit võimalust Jumalaga asju korda ajada. Sellepärast Jeesus ütleb, et õndsad on vaimust vaesed, sest nüüd ma ka vaimust vaesetele või nendele, kellel pole vaimulikku väljapääsu, ma teile toon ka lahendust. Aga et siin Vana Testamendi ajal piltlikult oli inimene, inimesel oli pattu, P on siin patt, ja nüüd ta tahaks ka Jumalaga ühendust saada, aga see ei ole võimalik. Paljudel inimestel see pole võimalik. Inimene on väljapääsematus olukorras. Vana Testament. Ohvriloomadega andis seda teha, aga paljud olid täiesti väljapääsematus olukorras. Siis ma jätan Jeesuse lahenduse viimaseks. Teine oleks selline inimlik lahendus sellele asjale või väljapääs sellest. Küllap seda oli Jeesuse ajal ka, ma arvan, et seda on ka tänapäeval on seda nagu eriti selline, et inimene on patune jätkuvalt või taas. Ja Jumal on püha. No, tänapäeva ilmalik inimene ei ütleks, et Jumal on püha, aga kuskil on mingi puhtus või mingi ideaal. Ja kuidas nüüd selle asjaga siis toime tulla? Selline inimlik, selline lähenemine on see, et tänapäevane inimlik lähenemine, ma ei oska, kui palju seda Jeesuse ajal oli. Armastame kõiki patuseid ka, ütleme, et pattu ei ole. Lihtsalt ütleme, et pattu ei ole. Ja ütleme, et inimene ongi püha ja Jumal muutub tarbetuks. Defineerime asja ümber. Tundub, et me oleme asja lahendanud, vähemalt enda jaoks ja ajutiselt. See, et kas me suudame Jumalat ka tegelikult niiviisi ära kustutada, pole päris lõpuni veendunud selles. Aga mis oli siis Jeesuse lahendus sellele asjale? Jeesuse lahendus nii õrn ka ei ole, nagu see pastakas. Jätkame mingi teise vildikaga. Hullemaks läheb. Võtame siit sinise, äkki mõni töötab. Nii, aga igal juhul, hoolimata inimlikest puudujääkidest, Jeesusel on meelevald kõige üle. Jeesus, kui on inimene, on patune inimene, siis kui me näeme Jeesuse lugudest, selle järgi patustel polnud Jumalaga asja, aga Jeesus kõrvaldab selle patu ja inimesel tekib läbipääs sellest eraldavast, Jumala pühaduse eraldavast vaheseinast. Kust see välja tuleb? Mõned näited Jeesuse elust. Jeesus kohtab pidalitõbist. Pidalitõbisel ei peaks olema mingisugust asja kokkupuudet kellegi teisega. Teda ei tohi isegi korralik inimene puudutada, sest ta muutub roojaseks siin, siis ta on ebapüha mitu aega. Jeesus läheb ja otse kui rikub Vana Testamendi seadust, ta läheb ja puudutab pidalitõbist. Aga selle puudutusega teeb terveks. Ja siis pole mingit põhjust teda mitte puudutada. Ta ei ole millegi vastu eksinud. Või abielurikkuja naisega ta ütleb, et sinu patud on sulle andeks antud, mine ja ära tee enam pattu. Ta ei ütle, et see pole üldse mingit pattu teinud, nagu inimene ütleks. Ta ütleb, su patud on sulle andeks antud, ma näen, et sa kahetsed, parandad meelt. Ja sul on ligipääs taevas ise juurde, mine ära tee enam pattu. See, mis oli võimatu missioon varem paljude pattudega, Jeesus teeb selle võimalikuks, sest ta kõrvaldab pattu, kui inimene kahetseb, parandab meelt. Nii et selles mõttes Jeesuse missioon oli maailma vingeim, sest ta tuli ära võtma pattu
inimestelt, mitte lihtsalt nimetama pattu ümber, vaid ära võtma nendelt pattu, kes parandavad meelt ja andma igaühele igavese elu võimaluse. Nii et Jeesus esitab meile täiesti uue perspektiivi. Võimatu saab võimalikuks. Ka tänapäeval me arvame, et mingisuguses olukorras inimesed, nad on nii kaugel Jumalast, see on täiesti võimatu. Olgu see mormoon, kes täna siin tunnistas, et kui keegi veel päästetud saab, aga mormooni missionäridega ei ole küll mõtet tegeleda, et võtame mõne lihtsama variandi. Et võimatud asjad saavad Jeesusega võimalikuks. Ta tuli võimatut missiooni täitma ja tegi selle, viis selle ellu. Ja praktiline selline küsimus meile siin või järelemõtlemise koht, et tasub mõelda, kus me oma usuga oleme. Et kas meil on usku Vanatestamendi jagu, et patustest inimestest tuleb eemale hoida, igaks juhuks. Kas meil on usku ilmaliku inimesi jagu, kes ütleb, et nimetame patus õigeks ja saame kõigiga hästi läbi? Või on meil usku Jeesuse jagu, kes ütleb, et kui inimene patust meelt parandab, siis ta saab puhtaks ja tegelikult Jumal on olemas ja meil on Jumalaga osadus. Soovin, et meil oleks sama palju usku kui Jeesusel, sest tal on meelevald ja kui me oleme tema jüngrid, meil on tema vaim, siis meil on tegelikult seda evangeeliumi meelevalla sõnumit ka edasi anda. Aitäh teile!